Tere siit Euroopa Parlamendist Brüsselist on 25. juuni 2025 õhtupoolik. Eestis on kell juba kohe 7:30, siin tund aega vähem. Eestis olid jaanipäevad, Brüsselis jaanipäeva pole. Ehk et nädala algusest peale on siin toimunud tavapärane tegevus, võib-olla natuke küll rahulikum, kuna on juba selline kesksuvi saabumas, aga mitte veel mingisugune suvepaus. Aga kuna Eestis oli ikkagi võidupüha ja jaanipäev, siis Brüsselisse siia ma jõudsin teisipäeva õhtupoolikul ehk eile. Täna on kolmapäeva õhtupoolik ja homme on juba neljapäev, kus peab tagasi lendama Tallinnasse, et osaleda ka Tallinna linnavolikogu istungil. Kuid viimaste päevade vast kõige põletavam küsimus on loomulikult olnud Haagis ehk Hollandis toimunud NATO tippkohtumine, mille kohta on ka Eesti meedias päris palju uudiseid läbi käinud juba. Milles kokku lepiti seal, seda me oleme, kes on rohkem lugenud meediat, on kursis, aga siis poliitiline kokkulepe on, et NATO liikmesriigid tõstavad oma kaitsekulud 5% peale aastaks 2035 ehk 10 aasta pärast tähtaega. Kas nad kõik ikka seda teevad? Tõenäoliselt mitte, sest praegune kokkulepe on olnud 2% piir, kuid sellest hoolimata tänaseks on olukord parem, aga alles mõni aasta tagasi üle poole NATO liikmesriikidest ei täitnud 2% nõuet. Seega võime eeldada, et aastaks 2035 kõik riigid kindlasti ei täida ka 5% kokkulepet. Ja samas suund tervikuna on õige, aga samas muidugi me peame arvestama seda, et protsent on üks asi, aga tegelik see kasutegur või kuluefektiivsus on hoopis teine asi. Ehk majandused on erinevate suurustega. No näiteks Eesti majandus jääb aina rohkem täna maha Lätist ja Leedust ja kui me vaatame Eesti majanduse suurust võrreldes kas või näiteks Soome, Rootsiga või me ei hakka Saksamaast rääkimagi, siis paratamatult selleks, et see summa summaarium mingiteks investeeringuteks või tsiviilkaitse arendamiseks või Päästeametile rohkem ressursside loomiseks maksab ikkagi mingisuguse X summa, näiteks 60 miljonit eurot mingi asi maksab, siis 60 miljonit eurot on tunduvalt suurem protsent Eesti SKP-st, kui see on Soome SKP-st. Aga enam-vähem samas suurusjärgus need asjad ikkagi maksavad. Seega, kui riigi geopoliitiline asukoht ka geograafiliselt on selline, nagu ta on, siis ilmselgelt need riigid peavadki rohkem ka panustama, kelle paiknemine ei ole võib-olla nii mugav ja hea kui näiteks Portugalil või Andorral või Luksemburgil. Aga suur vahe on ka selles, kuhu raha pannakse, nii et suund iseenesest kaitsekulude tõstmiseks on õige, aga samas meie huvi peaks olema ka see, et Eesti maksumaksja raha, mida me investeerime kaitsevõime tugevdamiseks, et see jääks ka Eesti majandusse. Ehk, et me toodaksime ise kodumaal ise näiteks laskemoona, teatud tehnikat, et see raha jääks Eesti majandusse, looks Eestis töökohti ja looks meile jõukust. Ja siit edasi minnes majanduse juurde edasi veel, siis ka viimastel päevadel olen siit põnevusega lugenud Eesti ajakirjanduses, Postimees kajastas seda kõige enam, kuidas nii-öelda rahvusvahelised majanduseksperdid on andnud pika nimekirja Eestile soovitustega, milliseid makse tõsta ja milliseid uusi kehtestada. Seda on siis teinud oma hiljutises pikas raportis OECD ehk majanduskoostöö ja arenguorganisatsioon, kes monitoorib siis kõiki maailma riike ja kirjutab tugevate soovitustega, et mida küll võiks riigid teha. Ja täpselt sama asja on teinud ka rahvusvaheline valuutafond ehk IMF, mille peakorterit ma juhtusin külastama just mõned nädalad tagasi, kui ma osalesin meie siin parlamendi rahvusvahelise kaubanduse delegatsiooniga kohtumistel Washingtonis, siis rahvusvaheline valuutafond ehk IMF on teinud täpselt samasuguseid soovitusi Eestile ja loomulikult, mida teeb Reformierakond või mida teevad natuke mõtlemisvõimetumad riigi esindajad, ministrid, Riigikogu liikmed on see, et nad võtavad seda kui kohe puhta kullana, et nüüd tulebki nii teha, kuna kuskilt kaugelt, kõrgelt eemalt anti soovitusi ja küllap ikka nemad teavad kõige paremini, et kuidas Eesti majandust tuksi keerata veelgi enam. Ehk väga palju asju, mida on ka täna Reformierakond teinud, näiteks automaksu kehtestamine, on olnud argumendiga, aga et ülejäänud Euroopas see ju on ja seda meile soovitatud, et näete, peame automaksu tegema. Aga tulemuseks on autoturu kokkukukkumine. Tulemuseks on see, et Eesti inimestel majanduslik toimetulek on tunduvalt halvenenud ehk inimesed sõltuvad igapäevaselt väga palju
autodest, mis on paratamatu ja see on normaalne, aga nüüd, kui nad maksavad ka veel automaksu, registreerimismaksu, lisaks veel kõrgemat kütuseaktsiisi kui pooltes Euroopa riikides, siis see ongi nende kõrgelt, kaugelt eemalt tulnud soovituste tagajärg. Ja kui me vaatame neid soovitusi, mis on siis tehtud Eestile, et kindlasti tuleks veel teha ka kinnisvaramaks, suuremad varamaksud, pärandimaks, siis see on kindel ei. Ja nagu te näete, siis jaanipäev oli nii külm Eestis, et olen saanud kuskil ka mingisuguse viiruse või külmetuse kaela endale. Aga need soovitused on saatanast. Eesti peab ise vaatama meie majandusolukorda, meie inimeste toimetulekut ja lähtuma ka kindlatest põhimõtetest, milleks on näiteks eraomandi puutumatus. Inimeste võimalus ka läbi põlvkondade, läbi pärimiste koguda jõukust. See on normaalne. Seda ei pea riik hakkama karistama ega reguleerima sotsialistlikus mõttemaailmas, et kuna mingi suguvõsa on saanud rohkem läbi päranduste vara juurde, mis on ju kunagi välja ostetud. Enamus vara on inimesed ostnud ju oma palga eest, mille pealt nad on juba tulumaksu riigile maksnud. Siis nad ostavad selle teenitud palga eest endale auto, nagu näiteks praegu, ja maksavad omakorda selle pealt veel siis nii-öelda automaksu iga-aastaselt. Ja siis nad tangivad autot ja maksavad kütuseaktsiisi. Ja nüüd, kui inimene on ostnud pangalaenuga näiteks endale ka korteri või maja või kas või mitu maja, see on ka tema asi. Sest et ma olen kuulnud siit-sealt osade inimeste arvamust, et kui mõnel on ikka 3 või 4 suvilat või elamut, siis ikka maksustame. Ja siin jällegi mina ütlen, see on iga inimese enda asi, kui mitmes voodis ta korraga magab või kui mitu katust tal endal on. See ei ole riigi asi tulla dikteerima ja ütlema, et nüüd sa oled liiga töökas või jõukas olnud ja nüüd me hakkame seda karistama, sest sa oled juba oma maksud ära makstud palga pealt ja nüüd me karistame veel ka seda vara, mida sa selle palga eest oled ostnud või mille eest oled pangalaenu maksnud. Aga just see on see, mida täna siis nii-öelda rahvusvahelised eksperdid soovitavad Eestile ja loomulikult Reformierakond hakkab pulpi lööma ja ütlema, et jumal õige, sest meil on ju riigieelarve puudujäägis. Ega me siis ei tõmba koomale bürokraatiat ega ametnike kohti ja kindlasti me ehitame edasi Rail Balticut näiteks, mille jaoks raha pole, aga küll me maksudega võtame. Ja ilmselgelt loomulikult me ei tegele korruptsiooniga või võitlemisega, aga selleks, et ikkagi riigieelarvet täita, tuleb nüüd näpuga järgi ajada ja täita ikkagi saksaliku kuuletusega nende kõrgete ekspertide, välismaiste ekspertide soovitusi ja ettepanekuid. Keskerakond ja mina kindlasti ütlen sellele ei. Eestis tuleb kaotada automaks, tuleb langetada makse, et elavdada majandust, et anda hingamisruumi ettevõtlusele, kes loob väärtust meie ühiskonnas, loob töökohti ja tuleb ajada energeetikapoliitikat, et Eesti ettevõtjatel oleks stabiilne, ettenägelik majanduskeskkond, et tõesti siis suurendada tootlikkust, suurendada eksporti ja sellega tuua rohkem raha Eesti majandusse ja Eesti inimestele. See on see lahendus, kuidas Eesti peab tulema kriisist välja. Paraku see võimalus tekib alles tõenäoliselt 2027. aastal, kui piisavalt paljudel valijatel on meeles minna valima valimisjaoskonda ja mitte valida Reformierakonda või sotsiaaldemokraate või teisi vasakpoolseid, vaid valida mõistlikke erakondi, kes saavad aru, kuidas majandus töötab. Ja loomulikult üks selleks erakonnaks on kahtlemata Keskerakond. Ma soovin teile kõigile ilusat juuni lõppu. Me kohtume taas juba Strasbourgist ülejärgmisel nädalal, kui toimuvad täiskogu istungid, siis selle nii-öelda poliithooaja viimane istungjärk, peale mida siis juuli lõpust tuleb väikene paus sisse kuni augusti lõpuni. Olge terved ja tublid ning loomulikult jälgige minu kodulehti jaakmadisse.ee ja olge terved ja näeme!